on imelik rong. See läheb läbi ookeani veedu. Reed unustas oma seljakoti nüüd. Rongi jätab meelde tuli. See on siis meie Airaasia lennuk Bangkoki. Airbus A330-300. See on mugava konfiguratsiooniga. 2 istet on ühel pool, 2 istet teisel pool ja 4 keskel. See on siin väikse uuenduskuuri teinud. Nende aastatega, kui me siin käinud ei ole. Koristajale on masin jooksma pannud. Huvitav. Oleme siis peale pikka rasket lendamise päeva jõudnud lõpuks Krabisse. Oleme siin nüüd moslemite hotellis ja saatus irooni kombel Jaapanist mul kaasa ostetud just siia lihakotletid. Et hakkame neid sööma. Ja õlut, mida taisse tuua ei tohi rohkem kui 1 liitri. Hakkame peale jooma. Ja mingid suured seaduserikkujad kohe. Nagu kiustaja kõik tuleb välja niimoodi. Õlut healihakotetiga. Ja moslemi, tai moslemi nurgakeses. Uus hommik. Täna lähme siis ümbruskonda avastama. Peame võtma mopeedi. Siis on päris rikkalik kohta arvestades siuke vihmametsa keskel. Või servas pigem. Proovime, kas on ka maitsel. Et oleme siis Bansainai resortis hommikusöögilauas ja siin on nii Rootsi lauatüüpi osa kui ka kuulub hinna sisse nii-öelda alakaart. Mulle toodi siis benediktiini munad, väga ilusti kaunistatud lill ja puha kõik peal. Kallele toodi banaanipankook, ka väga ilus ja isuaratav. Ja vaade on võrratu väiksele järvekesele. Saada need munad tagasi, siis sa tellisid ju roti. Roti tuleb ka veel, ma tellisin 2 asja. Ja hommikusöögilauas ujub siis siuke tegelane. Tänase päeva plaan on siis avastada krabi vaatamisväärsusi ja homme, ülehomme veel 1 päeva võtame mopeedi. Suundume krabi sadama poole, et sõita paadiga siis randa. Siin on tee täis ka kanepiputkasid. Seal on 5 grammi, maksab 1000 bahti. Tegi rahavahetusi on. Ja olemegi ookeani ääres. Et 11 euro eest sain siukse soengu siis endale. Juuksu ei tahtnud kuidagi juukseid lühikeseks lõigata, aga lõpuks ikkagi lõikas. Krabi kalamehed kala püüdmas siis.
pääseme nüüd sadamasse. Aga aega on meil tegelikult on 3 tundi, sest viimane paat tuleb tagasi kell 6. Sõit saarele maksab 100 pahti nägu paadiga. Päris õudsalt. Oleme Kirillii rannas. See ei ole nüüd küll saar, ta on siuke poolsaar, siuke lihtsalt siuke mägi on ees, kust keegi läbi ei saa, ühtegi rada ei vii. Ja me lähme nüüd ühte salapärast laguuni vaatama, mis on siit 900 meetri kaugusel. Siin on jälle oma arhitektuur. Kliinik kohe. Nyt saab salajasse laguuni, kas igaüks ei käi. Siukene teekene. Natuke karm, jah? Me ikka otsustasime, et me ronime siit üles vähemalt mõnda maad. Ma arvan, et siin lõpetame ära oma teekonna. Siit läheb veel järsk laskumine, liiga järsk. Ja tegelikult laguun paistab siit. Kivide vahelt ees on veel üks seltskond, kes ei julge sealt alla minna vist. Teisaks tahaks randa ka veel jõuda. Reed on teada tuntud vulkaanironi ja eidasinätaja. Alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Et jõudsime nüüd siia randa. Meil on ainult mingi tund aega või vähemgi. Vesi on mõnusalt soe. Laine ka parajalt. Tugev ei ole liiga tugev ja rahvast ei ole ka ülearu palju. Super. Ahvidel on siin väike peretüli. Mõõ on siit vee ära viinud siit rannast, aga siis on sellised traktorid toodud siia millegi pärast. Ei tea, mida nad siin korjavad või teevad. Ja sõidame. Tagasi nüüd siia randa. Lähebki pimedaks, ega nad ei taha pimedas sõita. Minu meelest üks paat läks veel sinna. Et siin krabis on kanep legaalne, siin putkasid on igal pool. Ma nüüd siin proovin siis kanepi suitsu.
otsustasin, et see kanepil küll mingit mõju ei ole ja siis mõtlesin, et lähen viskan koni ära, siis oli see laud seal väljas, koni ära, märjaks teinud, ennem oli kuiv laud. Järelt siis ikkagi ei ole praegu aega hakata kanepit suitsitama. Teine hommik siis Pansai Resordis ja täna on väga rikkalik värvide poolest hommikusöök ja Tom K supp isegi oli saadaval, mis on teine kuulus tai supp. Ja siis mulle toodi spiced roti ja siis on siin veel muid häid asju, veel on omlett ja benediktiini munad. Palju huvitaid asju. Uus päev, võtsime aardeid jälle. Äkki sa teed selle boksi lahti? Ongi. Seal on üks sisalik niimoodi toru sees. Kuidas ta siia sai, ei tea. Ta näeb väga värske välja. Tahtsime Ahvi templi juurde jälle minna, aga nüüd mopeedikumm läks katki ja mees hakkab seda parandama. Õnneks oli parandus suht lähedal. Aga aeg muidugi jookseb. Ropp töö tagaratta kummi vahetada. Saime rattakummi korda ja oleme nüüd siin Paknamm Krabi jõe ääres siuksel mangroovi volgil jalutuskäigul. Siin on siuke suur vaatetorn. Mopeed meil siis ja uus kumm on. Lapsed on. Siis Ahvi templi juures. Tiigrikoopa tempel. Siin on ilus piknikukoht tehtud, aga võrk ette pandud, et seal ei tohiks istuda. Siinä me tuki välja näed üleval. Siin ka juba. Saad juba tige ka veel. Mine minema siin. Tee sinna Tiigri templini on karm üle 1000 astme ja mõned on väga järsud. Jõudsime nüüd siis templisse. See vist on üldse kõige kõrgem tempel, kus ma roninud olen astmete poolest.
sest ei mäleta, et nii kõrgele oleks varem roninud. Õnneks see tempel ei ole mingi tavaline sara, nagu eelmine oli seal Jaapanis. Jumal nii kõvasti hakkas. 1260 astet ja väga järsk. Nälv. Tasus tulla. Nii siia tehtud, kui üle ääre vaadata, siis alt paistab kõik nii hirmus. Siuke müstiline koht tegelikult. Kõik, kes vastu tulid, rääkisid, et tasub tulla. Eks ta ikka tasub, jah. Aga kõige karmima ronimisega tempel, mis me käinud oleme. Kus? See siin. Nii suure jalaga oli. Varsti läheb pimedaks, siis on see Buda kindlasti üle Tai riigi näha. Siin on kõva valgustus ka peal. Seal mäe otsas on kuskil matkarajad kohe. Aga sinna on sama suur ronimine nagu siia oli, et täna teist korda küll seda ei jõua ega suuda teha. Ja homme on meil teised plaanid, kuhu minna. Ma olen esimest korda, kui Priit annetab kirikus nii-öelda raha, nagu hakka annetab, pigem mina annetanud. Natuke üle pool euro ja siis paned viiruki või küll. Aru saamatuks jääb, kuidas need asjad kõik sinna mäe otsa on veetud, kogu see tempel ja kogu see krempel, need stupad siin ja kuidas nad siia toodi. Helikoptereid ja tol ajal ei tuntud. Tõesti inimeste seljas. Reet sööb sabakala. Kuidas sabakala maitseb ka? Sabakala on väga hea. Kuulukene kohe hea maitlev kala. Meil sellist kala nagu ei müüdagi. Mina võtsin makrelli, mis on hea kala ja sabakala olevat isegi parem. On siin nii vähe inimesi, et tehakse alakaart menüüd meile. Ja teisime endale patai. Tai on üks kuulsamaid tai roogi, mida me ei ole muidugi väga söönud. Aga maitse on?
võrrelda Tom Yummiga. Siis oli hea valik. Meil ime läbi veel süüa, mini tomateid ja mini banaani ja Banaan küll päris mini ei ole, aga Prantsuse tõusti ja omletti ja süüa kui palju. süüa ka palju. Ja toit on esialgu maitsel. One banana pancake. Uus hommik. Algas erakordselt kõva vihmasajuga. Plaan on minna täna randa ja tahaks loodusparki näha kuskil matkarajal äkki, kui on. Sissepääs siia maksis siis mingi 5 eurot kopikatega. Ja siin on siis selline rand. Ja nii see rand siin läheb kiviplaate täis. Nuusud, ta kiilega nuusud. Suurem asi park, aga rand oli päris ilus. Privaatne oleks olnud. 5 eurot nagu asi väärt nagu ei ole, aga siin on kõrvitsapuu, nagu nimi ütleb. Ja siuksed kasvavad siis puusest välja, siuksed suured jurakad. Pidame veel ühte randa, kus pidi ilus olema. Ära kuivanud palmik. Peale mõningast ekslemist siis jõudsimegi randa. Rand on kuidagi inimtühi ainult. Aga seda rohkem ruumi jääb meile. Suht meie hotelli lähedal on siuke Monkey Trail. AO rannas. Ja nüüd hakkavad kõik meie järgi tulema. Oleme siis Monkey Trailil. Mere kohal näeme mingeid müstilisi rohelisi tulukesi, seal ei tohiks tegelikult olla mingit maismaad, puhas meri. Aga see rand meil siin on privaatrand, millest küsitakse mingit päevapiletit, kuigi öö on juba käes. Kuulub mingile hotellile. Täna lahkume siit, siis võtsime kohalikust restoranist 120 raha eest Tom Yummid. Ja lendame siis homme Bangkoki Phuket Towerisesse. Ja täna lendame õhtu poole Bangkoki. Meie hotellis töötab tippkokk ilmselt, siin on hästi serveeritud kõik ilusasti. Täna sajab jälle tihedat vihma. Vaatame, mis me siis teha saame täna.
jäätist. See on nagu see Aldea logo või see, aga näita teist poolt ka jäätisel. Siis poolklaseeritud. Kõik turistikohad nagu töötavad, aga rahvast on muidugi väga vähe. See on siin nüüd Auru teerull ja siin oleme sellepärast, et siin võib aare olla. Me katsume, kas siin on midagi. Ei ole. Nüüd lähme külastame ühte sükast kalafarmi, mida peab Ameerika leedi. See on sükene. Ka siin kogu aeg istuda, et pange ise raha ja võtte kalatoite. Ja ma võin ka kalatoite võtta. Muidugi. 2 kotti ongi siin kalatoit. Lähme siis vaatame. Ja me oleme ikkagi islami piirkonnas Tais. Kuskil krokodill. Mis siin? Siin on kilpkonnad. Siin krõbistab. Krokodill. Kus sa siin oled? Krokodill on siin muidugi õnnetult üksinda. Moodi. Kas see on jälle? Eks omanik toob talle siis natuke süüa, nägime omaniku ka ära, ma ei julgenud filmida, see vanem naisterahvas Ameerikast. Sihuke sild või purre või mis ta iganes on. Siin on nii palju igasuguseid jõe moodi asju. Otsime kalu. On elevanti lihast ja luust tehtud. Mitte on elevant? Ja teispool jõge on elevandivarm, kuhu me eksisime alguses ära. Seal maksis elevandile banaani söötmine juba 200 raha. Aga siin on siis pilet ainult 50 pahti. Sa issand, kui suur kala siin on. Vee all. Õudne kui suur kala. Sinna ei tohi minna, aga seal elab ahv. See on kunagi vist suurem loomaaed olnud. Aga nüüd on natuke kurvas seisus.
see vana naine ei jõua seda ülal pidada. Raiskamine, ta ei hakka liigutama, talle ei tasu see liigutus ära. Arapaima kala. Jeeru. Väiksed söövad või? Siin on väikseid ka. Kus sa andsid muidu? No seal, kus oli kästud anda. Kus see kästud? Anna sa siin. Mida see suur kala küll sööb? On ju minu pikkune? Taevas, kus on kala. On ju? Tema selle silla ära lõhkuski siin. Aga Aare on vist seal üldse. Ega ma ei ole kindel. Geopeitu-Saare. Kõigi jutt tuleb bambust koputades ära paima tuleb. Mis ta siin teeb siis? Mida ta loodab saada? Kes teda toidab? Paima nagu kinna või? See on nagu universaalses tootjates ju täiesti. Näed selja taga sul. Siin on kohe lahvatab sul. Kes see? Arapaima või? Kus ta on? Näed siin samas. Viska siia talle süüa. Issand, kui jõudsa näoga. Anna ja ei mõista amakata. Issand, kui suur kala. Juba nagu seal vanaporni selles pangkohta kohal. Väiksed kalad riskivad eluga. Ega ma ei tea, võib-olla meiegi. Tiitämplikena selliseid või? See on nüüd see aarde, õigemini aaret me ei saa praegu leida, aga see on nüüd siis omanik, pargi omanik, ameeriklanna. Tuli vaatama, kuidas meil läheb. Söötsid ära kõik kaladele. Need on nagu mingid pesukuivatusmasinad. Äti on mingi kunsti. Veel üks sild. Esimene katse Bangkokis maanduda ebaõnnestus kehva ilma tõttu, kõva tuul ja vihm. Nüüd oleme uuel ringil. Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. On ikka suur lennujaam. Luksuslik hommikusöök siis lillede kohal. Seal siis on ümber selle maja siukene külluslik toiduvalik ja seda veel 2 korrusel. Meie on praegu 81. korrusel.
sihuke katusel on. Niimoodi vaadates Bangkokis pole ühtegi lindu, tuisid, varblasi või midagi sellist. Lihtsalt ei ole, taevas on lage lindudest. Lähme nüüd Bangkoki ühte suurimat parki vaatama. Kus on ka metsikut loodust. Siis meie tuba on seal kuskil H&M-i reklaami juures ja terve see tänav on busse täis, kes tulevad kohe igast suunast siin. Liftid aina uhavad hotellis. Läheme nüüd Makasani raudteejaama taga, siin on nii maha jäetud kohad. Kolame ringi. Keset Bangkoki linna, siis Pajokke kõrval siukene inimtühi ala. Hommikul eksisin, siin ikka on tuisid näha. Elavad kuidagi siuke eraldatuna metsa sees vaikselt. Siin aia taga on maha jäetud rongid. Aed on tehtud kohe ümber püha puu. Aga siia me vist ligi ei saa. Tätil ei ole piletit. Siin saarel on siukseid teid palju. Betoonteid, mis on vaiade peale ehitatud mingi kraavi kohale. Kes sa ära lõpus selle? No. Kapodi lehmatus mingi tõmbasin. Äkki raba ja rabas oli ka rada siuke. Kus juures näed tasuta kookospähkleid saad. Oleks ka tasulisele rajale saanud minna, aga me ei hakka minema, me siin vaatame laiemalt ringi. Siukestel peenetel betoonvaiadel teed on hästi vastu pidanud siin. Ja neid on siin tõesti palju. Ta keegi seal liikus, see on mingi lind. Tore tempel meil siin. Selline salapärane tee. Ossa jummal. Oh. Mis sara see siuke suur on siin. Pole siukses kohas olnudki veel. Suur hall maha jäetud. See, mille ümber kõik sõidavad. Ja kunagi oli see täis vist mingit vilja.
kanasööt on siin olnud vallis. Lampe siin laes nüüd küll ei ole ühtegi. Ainult valges saab tööd teha. Ja see ülejäänud sööt on siin maas siis. Nüüd oleme Rikast elu rajoonis ühes pargis. Ilus tee tehtud siia. Issand, kui raske see üks vili on. Ma ei tea, mis asi see muidugi on. Aga see kaalub 30 kilo võib-olla ära. Tugev vars vajub selle raskuse all ka looka. Otsime jälle aaret, nagu arvata on. See karp seal, mis seal paistab, see osutus pettekaks. Siin kaare on nüüd selle puuga kuidagi seotud, aga ausalt ma ei tea, kuhu ronida, väga ei tihka ka siia ronida. Kuskil siin on aru, sest ta on. Et me ei leidnudki, aga pimenev mets muutub aina müstilisemaks. Ja arvestades, et me oleme tegelikult Bangkoki südames. Ümberringi on pilvelõhkujad. Lihtsalt see jõgi teeb siin siukse looke, mis moodustab poolsaare ja vot seal me oleme. Selle poolsaare peal siis. Pimedast metsast paistab siuke majake, kus tädi askeldab sees. Aga meil on vaja siit välja saada, varsti on päris pime. Tigedad koerad tahavad mind siia kraavi lükata. Tegutseb veel ja läheme surfame seal ringi siis. Ootuses käisime ja ma ostsin sealt siukse lõhekala lõigu, riisi ja merevetikat ja siis sussi nende maitseainetega. Päris hea teen ta ise sussi umbes siukene komplekt. Uus hommik. Lähme sööma, meie viimane täispäev Bangkokis. Lähme vaatame, teeme viimased ostud veel, mis Eestisse vaja kaasa osta on. Eile me käisime jalutamas siis seal rohealal nii-öelda. Suur lahmakas ala. Longe täis. Oleme ka siin kanalil sõitnud sellise väiksema laevaga. Läheme siis Saatšutšaki turule. Vaatame, mida head sealt saab. Oleme nüüd Saatšutšaki turul ja siin hakkas vihma sadama. Kõik tänavad läksid hetkega tühjaks. Saatšutšaki turg siis. Tohutu rahvamelu. Siin on nüüd minu uued
telefoni reklaam siis, mis ma hommikul kodust interneti kaudu Eestist ostsin. Täpselt sama mudel, rohelist värvi. Ja tegelikult oleme Haiatai jaamas, et jõuda hotelli. Hotell asub seal. Reservatsiooniga me saame sihukese õhtuse, sihukese väikse söögi suugistelt kella 8. Torditüki ja tuunavõileiba. Nüüd saime alles teada, et Pajokke hotellil on ka bassein väikene. Otse siin. Korruste all laiub. Ei ole kunagi basseinis käinud. Jätame hüvasti Bangkokiga 85. korruse kõrguselt ja homme varahommikul hakkab meie tagasilend Eestisse. Hüvasti siis Bangkok selleks aastaks.